Armsad vennad ja õed, suur rõõm on teid tervitada tänasel kolmainupühal, kolmainupüha jumalateenistus. Ja sellest kolmainu teemast on väga palju raamatuid kirjutatud ja räägitud ja põhjendatud ja seletatud seda, aga me oleme tänulikud Jumalale, et ta on ennast ilmutanud meile Jumal isana, Jumal pojana, Jumal püha vaimuna. Ja me võime kogeda sellise Jumala õnnistusi oma elus. Me täna kuuleme pühakirja lugemist ja ma vaatan, kas me pühakirja lugejad on siin, kas tõsta käe püsti, kus sa oled, siin on, jah. Lugege siis ilusasti järjest see pühakiri ära otsast peale lõpuni. Ma olen kuulnud, et mõnel koguduses tehaksegi päriselt niimoodi, loetakse selline järjest pühakirja läbi, kuigi täna kuulen valikuliselt siin. Ja täna meile laulavad ansambel Tiigililled, oleme Jumalale tänulikud selle teenimise eest. Ja kui nüüd keegi soovib saata eestpalveid, siis üks võimalus on seda teha telefoni kaudu, saata minu telefonile sõnumi, telefoninumber on 55613311 ja me seda jumalateenistust alustame palvega, tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me täname sind, et sa oled meile tänase päeva kinkinud ja selle jumalateenistuse kinkinud, kus me võime sind, kolmainu Jumalat, kiita ja ülistada ja tänada. Ja Jeesus, me palume sinu õnnistust neile lauludele, mida me laulame, ja piibli lugemisele. Ja issand, me täname sind, et sa ise oled siin täna meie keskel. Ja Jeesus, sina näed kõikide inimeste südameid ja neid südamevajadusi. Issand, me kanname ka need sinu ette. Tänu Jeesus sulle kõige eest. Halleluuja. Aamen. Võtke palun istet ja laulame nüüd üheskoos ühislaulu number 321. Ma tahan laulda sulle tänulaulu. Ja siis me kuuleme pühakirja lugemist.
Jumala rahu teile ja ilusat pühapäeva algust. Ma tahaks lugeda Jumala sõna 5. Moosese 4. peatükis salmid 32-40. Küsi ometi endiselt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud selle sarnast? Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tuule keskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud ja siiski jäänud elama? Või kas on mõni Jumal üritanud tulla võtma enesele ühte rahvast teise rahva keskelt katsumiste ja tunnustähtede ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja välja sirutatud käsivarre abil ja suurte hirmutuste abil, nõnda nagu Issand, teie Jumal, tegi teiega Egiptuses sinu silma ees. Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Issand on Jumal, ei ole ühtegi teist peale tema. Taevast on ta sind lasknud kuulda oma häält, et sind õpetada, et maa peal on ta sulle näidanud oma suurt tuld ja sa oled kuulnud tema sõnu tule keskelt. Sellepärast, et ta armastus on su vanemaid ja valis nende järglased pärast neid, et ta ise viis sind oma suure rammuga Egiptusest välja, ajades su eest ära rahvad, suuremad ja vägevamad sinust, et sind viia ja sulle anda päris osaks nende maa, nagu see tänapäeval on. Siis tea täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole. Ja sa pead pidama tema seadusi ja käske, mis ma täna sulle annan, et sul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle igaveseks. Aamen. Õnnistatud kolmainu püha kõigile. Teine kirjakoht, mida ma täna loen, on psalmid, peatükk 33, psalmid 1-11. Looja ja kaitsja kiitus. Hõisake Jehoovast te õiged. Õiglastele sobib laulda kiidulaulu. Tänage Jehoovat kandlega, 10-keelse naabliga mängige temale. Laulge temale uus laul, helistage hästi pillikeeli hõisetega. Sest Jehova sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses. Tema armastab õigust ja õiglust, Jehova heldust täidab maa. Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga kõik nende väed. Ta kogub mereveed nagu hunnikusse, ta paneb ürgveed varaaitadesse. Kartku Jehovat kogu ilmamaa, tema ees värisegu kõik maailma elanikud. Sest tema ütles ja nõnda see sai, tema käskis ja see tuli esile. Jehova rikkus paganate nõu, ta tegi tühjaks rahvaste mõtted. Jehova nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve. Aamen. Kolmandaks tahaks lugeda roomlastele 8, 14-17. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala laps.
sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Aba, Isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad, ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Aamen. Ja viimaks siis Matteuse peatükk 28, salmid 16-20, kus Jeesus ilmub oma jüngritele Galileas. Ja need 11 jüngrit läksid Galileasse, sellele mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, aga mõned olid kahe vahel. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Ja neid õpetades pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Aamen. Tõuseme siis alguspalveks ja tänu sulle, Issand, selle hingamispäeva eest ja kolmainupüha eest, Issand. Tänu sulle, et saame olla siin sinuga osaduses ja et sa oled lubanud ka kirikutel oma uksed avada, Issand. Tänu sulle. Palume ka Rakvere Karmeli koguduse eest sinu kätesse, Issand. Sa näed, kus nemad on oma hooneehitusega praegu ja oma kogudusega. Issand, me täname, et sa oled neil lubanud tunnistada sinu imetegudes selle ehituse juures ja et sa oled neid tõesti õnnistanud üliväga. Ja me palume ka iga üksiku inimese eest siin teenistusel, kellel on erinevad mured ja probleemid, Issand. Et sa kõnetaksid neid täna siin ja et nad pöörduksid oma paduteedelt ja alanduksid ennast sinu ette, Issand. Sest sinu käe alla on väga hea käia ja sa annad meile hingamisveed. Palume ka tröösti ja vaimu nende üle, kellel on lein, valu. Me usume, et sinu püha vaim saab selle täita üleloomulikult, Issand. Et me annaksime kõik valu ja oma kurnatuse sinu kätte ja võtaksime vastu uue jõu, uue rõõmu ja et me saaksime laulda sulle uue laulu. Tänu sulle, Issand. Õnnista tänaseid teenistusi üle maa, kus inimesed kogunevad sinu nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Au ja kiitus, õnnistatud kolmainu püha. Kolmainu püha, seda peetakse nädal peale nelipühi sündmusi. Ja kui me räägime kolmainu pühast, mida see võiks tähendada, see on siis, kui ka selle kolmainu Jumala kolmas isik langes inimeste peale ja sai ilmsiks see, millest oli juba ammu prohveteeritud.
Aga enne kui me oma ansambliga laulma hakkame, ma loeks, mida meil väga tihti küll ei tehta, ühe usutunnistuse praegu ette ja see avab ka nagu kolmainu Jumala nagu olemust natukene, kuigi me päris täielikult ei suudagi teda kunagi hoomata, et kolmainu Jumal kolmes isikus. Ja ma loen praegu mitte nüüd apostliku, vaid Nikaia usutunnistuse kõigile nagu mõtlemiseks ka. Ja see kõlab siis niimoodi, ma ei tea, kui tihti teie usutunnistust endale kinnituseks loete kodus, kes te olete siin kohapeal, aga ka kes on ekraanide taga jälgimas. Aga seda tasub tegelikult teha. Aga mitte, et see usutunnistuse lugemisega piirdubki, vaid et me suudame selles usus ka elada. Ja see kõlab siis nii. Meie usume ühte ainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse, ja ühte ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud, püha vaimu läbi, neitsist Maarjast ja inimeseks saanud, Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning 3. päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa. Meie usume pühasse vaimusse, Issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühte ainust püha kristlikku ja apostlikku kirikut. Meie tunnistame ühte ainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen. Usk Jumalasse, usk Poega ja usk pühasse vaimusse. Ja meie tänane esimene laul räägibki sellest viimasest, sellest kolmandast isikust, pühast vaimust, kes on tulnud selleks, et meid lohutada, trööstida, meid aidata, julgustada. See räägib sellest vaimust, kes kord vägevalt täitsid kõik jüngrid, kes seal ülemas toas ootasid. See
järgmine laul räägib sellest toidust, millega Jumal oma rahvast toitis sel ajal, kui nad olid nagu kõrbeteel, teel vabaduse poole. Ja kõrbes teatavasti eriti söögivarudega väga rikkalikult midagi jagada ei ole, aga Jumal aitas läbi viia ja ta oma rahvast toitis sellise taevamannaga. Mida kõrbes ta rahvas sõi.
Simsoni elustas tean, veel voolamas elava veega, toob kinnitust nõrkejatel. Allikas ta eluvega, aegade põuta ligi ei saa. Oh õnnis kaes ja kaob kõik vaev, väsinud süda saab hingata. Kui kruusi sa tühjendad tee peal, kui otsas su rammu ja jõud, oh tule siis allika juurde, ta voolab, kui mujal on põud. Allikas ta eluvega, aegade põuta ligi ei saa. Oh õnnis kaes ja kaob kõik vaev, väsinud süda saab hingata. Nii sagedas põlevas janus, sa südame valuga käid ja unustad allikad kõrbes, kust voolab see imelik jõud. Allikas ta eluvega, aegade põuta ligi ei saa. Oh õnnis kaes ja kaob kõik vaev, väsinud süda saab hingata. Lööleeri seal allika juures, ta laintesse vajuta end. Seal unustad võitlused, mured ja vaikseks jääb rahutu rind. Allikas ta eluvega, aegade põuta ligi ei saa. Oh õnnis kaes seal kaob kõik vaev, väsinud süda saab hingata. Allikas ta eluvega, aegade põuta ligi ei saa. Oh õnnis kaes seal kaob kõik vaev, väsinud süda saab hingata. Aitäh! Nagu te näete, on meie ansambel siin ees päris suur ja selle ansambli liigutamine edasi-tagasi on isegi sellises väikses mõõtmes, nagu meil on siin keeruline, kuna ruumi ei ole palju. Ja ma olen käinud mitmel korral üldlaulupidudel ja väiksematel laulupidudel ka ja seal on 10 000 ja tõesti võtab ligi tund aega ennem, kui need massid seal lava peale üles liigutada ja alla. Tänu Jumalale selle muusikalise anni eest ja see on imeline, et tahate teenida. Ja nagu ma eelmine kord ütlesin, kes tahab ilma maskita olla, siis võiks ka tulla mõnikord jutlustama või ka laulma. Et andke teada, kui sellist soovi on. Nüüd on mõningad teated. Ma korra vaatan tehnikapoiste poole, kas need teated tulevad sinna seina peale ka? Tulevad, jah? Nad näitavad mulle niimoodi praegu seal. Kõigepealt on meil teisipäeval kell 16.30 on palveteenistus, siis on kolmapäeval 2. juunil Lille tänava palvegrupp kell 16.30 ja Kalle Perandilt on informatsioon. Neljapäeval on kooriproov
3. juunil kell 19.00. Nii et kes siis tunneb, et tahab tulla koori laulma, saab vahest ees olema ilma maskita praegu, siis see hea võimalus on olemas. Nagu me möödunud kord ja paar pühapäeva võib oleme öelnud, on meil koguduse liikmetega traditsioon, et teha mingisugune reis. Ja seekord me sõidame siis Hiiumaale 30. juuli kuni 1. august. Ja nüüd on veel 2 nädalat aega mõelda. Palun siis 13. juuniks osalemise soov teatada mulle. Ja kui me eelmine kord rääkisime, et transpordiraha on kusagil umbes 48 või 45 eurot, siis see on selline maksimumsumma. Et kui autod leiavad ka kokkuleppe, et me sõidame vähem, siis see kulu on natuke nagu väiksem. Ja ööbimise eest on meil broneeritud üks suur noortekeskus, kus on madratseid ja minu teada ka mingisugused voodid, et me saame täitsa rahulikult seal ööbida ja see hind on suure seltskonna peale, siis oli, kui ma mälu mind praegu nüüd ei peta, oli 100 eurot ja me jagame selle kõikidele ära, et see ei ole oluliselt kallis. Ja toiduraha me oskame siis öelda, kui me teame, mitu inimest tuleb. Ja kui keegi tahab veel taskuraha kaasa võtta, siis loomulikult see kulu on veel ju igal ühel. Selline pikk jutt selle Hiiumaa sõidu kohta, aga me läheme külastama Emmaste Nurste kogudust, kes on meie eespalve kogudus sellel aastal. Ja muuseas, nad on öelnud, et nad vahest on meie teenistusi jälginud ja nende süda läheb kuidagi rõõmsaks, kui nad kuulevad, et nende koguduse nime ka nimetatakse. Ja Taavi Ugam ja Helje Ugam teenivad seal ja Helje on ka siin koguduses kunagi ravandina viibinud õpingute ajal. Ellerist ta õppis violat, kui ma nüüd jälle ei eksi väga. Nii, kas kohapeal on küsimusi selle Hiiumaa sõidu kohta? Ja palun, Meelis küsib. Me praegu küsimus oli, kas minnakse autoga või on mingi bussivariant. Me hetkel mõtleme, et võiks minna ikkagi autodega, aga mul on selline tunne, et me peame mingisuguse suurema auto ka soetama kusagilt, kuhu mahub rohkem inimesi sisse. Ta päris buss ei ole, võib-olla väikene mikrobuss või selline. Jah, et kui Meelis küsib, et kui nad lähevad enda autoga, kas nad peavad ise maksma, jah. Nii see on. Aga kui te saate omale seltskonna juurde, mida rohkem inimesi autosse mahub lubatud piirides, seda odavam see sõit ju tuleb selles mõttes. Nii. Aga nüüd on veel üks oluline teade meie koguduse liikmetele, et koguduse üldkoosolek toimub 13. juunil peale jumalateenistust. Ja üldkoosolekul meil on päevakorras 2020. aasta aruanded, majandusaasta aruande kinnitamine ja selle aasta eelarve kinnitamine. Eelarve on küll läbinud juhatuse koosoleku ja me põhimõtteliselt selle järgi tegutseme, aga see on selline üsna traditsiooniline üldkoosolek, mida ikka on kogudustes ju peetud, mida peab 2 nädalat varem meie põhikirja järgi teavitama ja päevakorrast ka teavitasin ja ma saan aru, et me ka mingid materjalid jagame välja. Nii et palun siis meelde jätta, 13. juuni peale jumalateenistust on üldkoosolek. Siis kui Jumal lubab, siis on seal laua peal ka võimalus pärast võtta teekäijad kaasa. Nimelt me kogudusega otsustasime teekäijad toetada, see on kristlik ajakiri ja me toetasime niimoodi, et me tellisime 15 eksemplari. Nii et kes veel ei ole saanud seda viimast, see on küll 6 aega tagasi umbes juba ilmunud, ta nüüd ilmubki harvem kui varem, et selle võib võtta kaasa. Samuti juunikuu kuukiri on meil seal taga laua peal valmis. Meil oli reedel kirikute öö õhtu, kus meie muusikud esinesid ja meil oli siis 6:30 väike muusikaline kell 8 ja kell 9
ja igal korral oli siin päris mitmeid, isegi palju inimesi kokkuvõttes saalis. Et oleme Jumalale tänulikud nende eest, kes siia kohale tulid ja nende eest ka, kes kutsusid inimesi siia kohale. Osad kutsed jäid vastamata, osad tulid ja see oli kuidagi väga ilus õhtu ja oleme Jumalale tänulikud selle võimaluse eest, et inimesed said käia kirikutes, mitte ainult siin Elvas, vaid ka Lõuna-Eestis nagu päris palju. Tänu Jumalale selle eest. Meil on nüüd mõningad eestpalvesoovid ja need toome Jumala ette. Nädala sees tuli üks eespalvesoov, kus paluti reedese ehk siis üleeilse operatsiooni pärast ja selle ma kandsin Jumala ette tänus ja me võime ka üheskoos täna ka veel seda õnnistada, seda olukorda ja seda inimest. Aga meie vend Andrese peret on ka lein tabanud, Andrese ema on lahkunud täna öösel. Palume ka Andrese pere Jumala kätte ja Jumala õnnistust ja armu selle olukorra üle, et see läheks hästi. Ja tõuseme palvele. Issand Jeesus, me täname sind selle võimaluse eest olla sinu palge ees. Sa näed, kui meil on ka nii palju teateid, mida edastada ja mõtteid, mida teha, aga issand, me ei tee midagi, kui see ei ole sinu tahtega kooskõlas. Jeesus, me palume sinu käest armu ja halastust meile kõigile. Jeesus, me toome selle eespalve soovi sinu kätte, kus üks inimene palub oma ema pärast, kellel oli operatsioon. Issand, meie ei tea, kuidas operatsioon kulges praegu, aga Jeesus, me palume, et sina õnnistaksid seda perekonda tervikuna ja õnnistage seda paranemist ja me palume selle pere sinu kätesse ja me täname, issand, et sina kuuled meie palvet. Aga meil on ka nagu südames leinatunne jagada ka venda Andresega, kui sa oled tema ema ära kutsunud. Ta ema oli sinu laps, aga ka oli justkui sellises viletsas seisus, ta pidi olema haigevoodis. Jeesus, me palume sind, et sa õnnistaksid nüüd seda leinaaega ja me ka nagu täname, et sinu laps sai sinu juurde koju. Kiitus sulle, issand, selle eest. Ja issand, sina oled meid loonud selliselt, et me elame seda leina oma südames läbi. Ja Jeesus, me palume sind, et sa tõesti lohutaksid kõiki leinaid, Andrest ja tema lähedasi kõiki ja tema perekonda. Issand, sul on ka selles olukorras anda oma lohutav ja julgustav ja trööstiv sõnum. Jeesus, ja me palume ka, et kõik, mis on ka selle matuse korraldamisega seotud, issand, luba sina sellel hästi korda minna. Ja me täname, issand, et sa laotad oma rahu käed üle selle ja sa juhid imeliselt, annad vastuseid, mis on vaja ja mida me praegu ei oska ka võib-olla küsida ja ette näha. Issand, ja me täname sind, et sa kutsusid oma lapse rahusse, kutsusid oma riiki, kus on kõik parem, kus on kõik teistmoodi ja ilusam. Kiituse tänu, issand, sulle selle lootuse eest ja selle õnnistuse eest, mis sul on jagada oma lastele. Tänu, Jeesus, sulle. Aga issand, me toome ka sünnipäevalapsed Ago Toomi ja Heidi Elbrechti sinu ette, kellel ka veel selle maikuu lõpunädalatel oli sünnipäev. Issand, õnnista ka neid oma nime pärast. Me täname sind, et sul on igale lapsele jagada midagi erilist ka sellel uuel aastal ja palume õnnista Agot ja õnnista Heidit oma nime pärast. Me täname, issand, et sina ise oled oma laste juures ja juhid neid. Kiitus ja ülistus sulle. Ja me täname sind, et me võime tõesti tunda sind, kolmainu Jumalat, kui õnnistegijat. Tänu, Jeesus. Halleluuja. Aamen. Võtke palun istet. Nüüd me laulame ühe tänulaulu ja see on number 315. Andkem tänu. Aga see on ka selline
konkreetne tänu andmine, mis ei ole ainult selline teoreetiline sõnakõlks, vaid me paneme selle laulu ajal ka korjanduse kokku ja soovime, et see oleks ka nagu üks tänu Jumalale. Kui me paneme korjanduse, siis mul on ka selline üleskutse nüüd ja järgmistel pühapäevadel, et me mõtleksime korjanduse kokkupanemisel ka meie aastapäevale, mis meil juunikuus tuleb. Meil on lubanud külla tulla koor, Eklesia koor ja vend Joosep Tammo, kes meil jutlustab ja me soovime, et me saaksime neid ilusasti vastu võtta ja kõik kulud katta ja kui kellelgi on südames, et vot, ma tahan seda toetada, siis korjanduse karpi peale mõeldes siis toetame ka neid üritusi, mis meil ees tulemas. Aga nüüd number 315. Langetame veel pead ja täname. Kallis Jeesus, me täname, et sa oled andnud meile tööd ja pensionid. Sa oled hoolitsenud meie igapäevase toidulaua eest. Aga issand Jeesus, me täname, et sa oled andnud kõige kallima, sa oled andnud oma elu, oma verega kinni maksnud meie patud. Ja issand, täna, kui me täname siin selle korjanduse karbi juures, siis mul on südames palvetada nende kahe mehe eest, kes pidid täna siit lahkuma. Kes ei olnud sellises seisus võib-olla, nagu meie oleksime tahtnud näha. Aga issand, Jumala silmis on iga inimene armas. Ja issand, me ei ole mitte küünevõrdki paremad kui need kaks, kes siit lahkusid, vaid me oleme armu leidnud, issand,
aga issand, sa oled surnud ka nende 2 mehe eest ja oma vere valanud. issand, ole neid õnnistamas ja saatmas seal, kus nad lähevad praegu. ja kui nad ei ole ka kõige kainemad praegu, siis issand, hoia neid liikluses, hoia neid hädaohtu sattumast. anna andeks, et pidime selliselt nad ära saatma, aga kingi seda armu, issand, et sinu pääste ei läheks mööda nendest 2 mehest. ja võib-olla oli just praegu seda tarvis, et nende eest koos palvetada. tänu sulle, Jeesus, et sina ulatud igaüheni ja sina oled kõigi rahvaste issand. ole neid väga õnnistamas Jeesuse nimel, aamen. ma avan selles ühest allikast, mis on imeline ja mis puhastab meid ikka ja alati. on allikas, mis järjest keeb veel talle verega, see kallis veri puhtaks teeb, mind katab armuga. see veri voolas minu eest, mu süda kustutanud, ma usun seda südamest, mind Jeesus lunastanud. oh, püha talsu verega mind patust pese saab, nüüd oma vaimu tulega mu süda uuendab. kui patu hädas olin ma, siis appi tulid sa, nüüd minu õnnis tegija, sul laulan lõpmata. see veri voolas minu eest, mu süüd see kustutan, ma usun seda südamest, mind Jeesus lunastanud, jah mind. Amen. täna on selline päev, kus rahvas koguneb Jeesust kuulama. Selle rahva hulgas on väga erinevaid inimesi. On neid, kes tulevad huvi pärast, need, kes tulevad teiste pärast, neid, kes tulevad võib-olla viha pärast, ja neid, kes tulevad vajaduse pärast. Ja nende hulgas on pimedaid, on haigeid. Ja mitte ei tulnud siia seda kiriku hoonet nagu kas imetlema või vaatama, mis siin veel on tehtud, kas remonditud või midagi või teisi inimesi, aga ikkagi Jeesust kuulama. Ja järgmine laul sellest räägibki, kas need, kes tulevad siia, saavad ka tegelikult abi. Arsti vajavad need, kes on haiged. Ja kui me nende 2 mehe peale mõtleme, kelle pärast äsja palvetasime ka, me ei tea, mis nende motiiv nagu oli, et nad siia tulid, aga ühel päeval võivad tulla selleks, et siin leida Jeesust
ja näha Jeesust ja saada abi. Võib-olla nad haiged, koormatud, vaevatud, midagi peab neil olema. Aga järgmine laul, laulame sellest, et Jeesus ei tarmu. Galilea laineid vaikselt kohavad, tasa vastu kallastuvad. Rahvas kogub mäele Jeesust kuulama, pimedad ja haiged ka. Ainult Jeesus, Natsareti mees, kõiki ta ju terveks teeb. Jeesus, Taaveti poeg, heida armu me peal, kes sündinud pimedaina. Kas näed, kas näed, kas näed? Üksik väsik rändur elu kõrbedel, oota, kuula, vaata, natsaritlastel, sinu juures peatub, küsib sinu käest, mis ma pean sul tegema. Jeesus, Taaveti
Jumala sõna ütleb, et ükski, kes Jumala peale loodab, ei pea mitte häbisse jääma. Ja tänane viimane laul ongi selles usus ja lootuses, et me ei pea mitte häbisse jääma. Kui me Jumala poole oma hinge tõstame, siis tema kuuleb ja vastab, parandab, tervendab. Sinu poole ma, Jehova tõstan hinge. Sinu poole ma, Jehova tõstan hinge. O mu Jumal, sul loodan ma, ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Õpeta meid sa oma teedel käima. Õpeta meid sa oma teedel käima. O mu Jumal, sul loodan ma, ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Unusta nüüd sa minu tehtud patud. Unusta nüüd sa minu tehtud patud. O mu Jumal, sul loodan ma, ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Meenuta mul sa oma heldust armu. Meenuta mul sa oma heldust armu. O mu Jumal, sul loodan ma, ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Tänan südames, et mind oled päästnud. Tänan südames, et mind oled päästnud. O mu Jumal, sul loodan ma, ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda. Ära lase ühelgi, kes su peale loodavad, häbisse jääda.
armu ja rahu teile kõigile. Ma loen täna juba kõlanud evangeeliumi teksti. See on siis Matteuse evangeeliumi viimasest peatükist, lõpuosa. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse, sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimes. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. Head kuulajad, vaatajad, ma alustan lihtsa tõdemusega. Nimelt, et iga kristlane on Jeesuse jünger. Seletav sõnaraamat ütleb jüngri kohta, et see on kellegi õpilane või järelkäija või õpetuse või idee vaimustunud pooldaja või eestkõneleja, eestvõitleja. Esimese kristliku koguduse liikmed Jeruusalemmas ei tundnud veel tähistust kristlane. Nemad nimetasid ennast lihtsalt jüngriteks. Alles Pauluse koguduse kohta on öeldud: ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama kristlasteks. Niisiis, iga kristlane on nii definitsiooni kui sisu poolest jünger, nii nagu ka iga Jeesuse jünger on kristlane. Ja siin ei ole mingit vastandavat kaheks jagamist, nagu hea ja kuri või teadmine ja arvamine. Ja sellepärast on minu kõrval alati olnud ja meelele võõras, kui kristlaste kohta öeldakse, et hakkame neid nüüd jüngriteks tegema. Nagu oleks jünger kraad või 2 kangem kui tavaline kristlane. Iga kristlane, ja nüüd ma ütlen, kui ta on tõepoolest kristlane, iga kristlane saab pidada enda kohta käivaks seda, mida Piibel ütleb Jeesuse jüngrite kohta. Ja seda koos püüamegi täna välja selgitada ja küsida, et mis siis teeb kellegi Jeesuse jüngriks. Ja sellele küsimusele saab hästi vastata tänase kirjakoha, nimelt suure missionikäsu kaudu. Küllap olete seda juba palju kordi lugenud, kindlasti on see mõnelgi peas, aga ka selle kirjakoha juures ilmneb oluline tõsiasi, mis kehtib kogu Jumala sõna kohta, et sellest saab ikka ja jälle ammutada ja õppida ja see ei ammendu kunagi. Suurest missionikäsust võime õppida 3 olulist asja, mis teevad kellegi jüngriks. Jünger on esiteks kingituse saaja, teiseks on ta õppija ja 3. läkitatu. Kui sa tahad olla Jeesuse jünger, pead sa ennast kõigepealt saajana mõistma. Mida sa oled saanud? Väga palju. Kingituse ja seda pääste ning sellele järgneva ristimise kujul. Jüngriks saab see, ja nõnda on kirjutatud suures missionikäsus, kes on ristitud Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Kui me ristime inimest tema isikliku usu peale Jeesusesse, Kristusesse, siis saab temast Jeesuse jünger. Nii algab tema jüngerlus. Ja me ei tohi seda sündmust alahinnata, sest see on nähtav märk meie ühendusest Kristusega. Paulus õpetab Rooma kirjas, et nii palju, kui meid on ristitud Kristusesse, oleme ka ristitud Kristuse surmasse. Oleme koos temaga maha maetud ja ka üles tõusnud uuele elule. Ristimisest sai vee ja sõna kaudu meie omaks see, mida Jeesus tegi ristil kõikide rahvaste jaoks. Ja see on pattude andeks andmise kinnitamine,
pääste tunnistamine, rahu Jumalaga ja igavese elu lootus. Midagi suuremat ja väärtuslikumat ei ole olemas. Ja selle kingituse saajatena oleme vastu võetud püsivasse osadusse Jumalaga. Me oleme saanud nii-öelda Jumala riigi kodakondsuse ja oleme seeläbi vastu võetud ka osadusse Kristuse kogudusega. Osadusse kõigi teiste kristlastega, kes nüüd tohivad kanda tiitlit Jeesuse jüngrid. Ja nende kohta kehtib see, mida Jeesus ütles missioonikäsu lõpus ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Jeesus ei pidanud sellega silmas, et meie osadus lõpeb koos maailma lõppemisega, vaid seda, et see osadus on ainus, mis elab maailma lõpu üle. Siis me kohtume temaga silmast silma. Ja see tõdemus muudab ristimise kingituse eriti väärtuslikuks. Seda ei saa võrrelda ühegi teise kingitusega, see ei närbu nagu lillekimp, mida meile sünnipäevaks tuuakse. Seda ei sööda tühjaks nagu kommikarpi. See ei purune nagu kohvitass, see ei roosteta ega vanane, vaid püsib igavesti. Ja kui me nüüd hoiame silme ees seda, et jüngriks olemine saab alguse nii võimsa kingitusega, siis ei saagi me muud teha, kui kingitus vastu võtta, sellest usus kinni haarata ja Pauluse sõnadega hüüda tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest. 11 jüngrit väljendasid oma tänu sellega, et nad kummardasid üles tõusnud Jeesuse ees, nii nagu ütleb tänane kirjakoht. Aga samas lauses on jüngrite kohta öeldud veel midagi ja see võib meid üllatada. Seal on kirjas, mõned olid aga kahe vahel. Nad kahtlesid. Kuigi üles tõusnud Jeesus seisis käega katsutavalt nende ees ja see näitab, et jüngrid olid täpselt samasugused inimesed nagu sina ja mina. Ja see tõdemus toob nad nii-öelda ausamba otsast alla meile lähemale. Ja see ilmestab ka teist tõdemust Jeesuse jüngrite kohta, mida tänase kirjakoha põhjal võime teha, nimelt, et jüngrid on õppijad. Kui sa tahad olla Jeesuse jünger, siis sa pead ennast mõistma õppijana. Sa pead teadma seda, et sa ei ole veel kõike selgeks saanud. Sa ei ole veel sihile jõudnud. Sa ei tohi ennast petta, vaid pead endale aru andma, et su usk on ikka veel väike. Ja sõna tegelikus tähenduses kaheldav, õigemini kahtluste küüsis. Meie kõigi vaimulik tunnetus on veel lünklik ja arenguruumi on küllaga. Me peame seda teadma ja ühtlasi olema valmis selleks, et see olukord paremaks muutuks. Me peame olema valmis õppima. Ristitud, see tähendab kingituse saanud jüngrid peavad õppima kõike seda tegema, mida Jeesus missioonikäsus teha käskis. Kõike. Ja kõike ei tähenda 25% või 80% või nagu õpetaja Laur ütles Tootsile, et kui sa kogu rehkendust ei jõua, tee pool, aga tee hästi. Missioonikäsust ei saa enda jaoks meelepärast välja noppida ja öelda, et vaat mulle meeldiks õpetada, aga vaat evangeeliumi kuulutada, seda ma ei oska ega tahagi. Jeesuse jünger ei ütle, mulle piisab sellest, mis ma olen õppinud ristimiskoolis ja mida koguduses olen jutlustest kuulnud. Ma ei tahagi kõike seda täpselt teada, mis on piiblis kirjas. Mulle piisab sellest, mida ma pühapäevast pühapäeva kuulen. Jeesuse jünger õpib kogu elu. Ja nii saab ka meil haridussüsteemis käibel olev mõiste elukestev õpe täiesti piibelliku tähendus. Ja ei saa kunagi kõike selgeks. Õpime ja ikka jääb midagi veel omandamata. Ja see on muide kreekakeelse mõiste jüngrid, matetai algne tähendus, õppijad, õpilased. Igatahes ei tohiks me endale ette kujutada
jüngrite puhul kaasaegseid õpilasi, kes isutult nühivad koolipinki või praegusel kriisi ajal kaua aega on arvutiekraani põrnitsenud ja kelle arvamus oma õpetajatest ei ole ka alati just kõige parem. Jeesuse päevil antiikajal oli õpilane keegi, kes vabatahtlikult elas oma õpetajaga osaduses, kes austas oma õpetajat, kes tunnustas teda autoriteedina. Ja nii oli filosoof Platon, filosoof Sokratese õpilane, prohvet Elisa, prohvet Eeli õpilane ja apostel Andreas algselt risti ja Johannese õpilane ja hiljem Jeesuse õpilane. Juutide seas kutsuti õpetajat austavalt rabiks. Meie keelepruugis sobiks siia ehk meister või meister on siis väljapaistvate erialaste teadmiste ja oskustega isik. Ja nii kutsusid Jeesust ka tema jüngrid. Kui me täna Jeesust issandaks nimetame, siis me anname talle sellega veel suuremat au, sest ta üksnes ei õpeta meid, vaid ta on meid ka lunastanud ja Jumala pojana asetseb ta kõikide isandate ja meistrite üle. Minule on antud kõik meelevald, taevas ja maa peal kuulutab Jeesus oma jüngritele. Ja ka meie tunnustame seda meelevalda. Tunnustame seda väge ka siis, kui ta meid õpetab. Kui paljud nimetavad ennast kristlasteks, niisiis Jeesuse jüngriteks või õpilasteks, aga väänavad oma tahtsi Jeesuse sõnu ja nopivad sealt vaid meelepärase välja. Paraku arvavad paljud, et see on üks ütlemata vaga ja kristlik tegu, kui gruppides arutada piibli sõnade üle ja siis kindlaks teha, miks need sõnad meie arvamusega kokku sobivad või ei sobi. Selliselt pühakirja uurida, kas see mulle sobib või ei sobi. Jumal ei asu meiega läbirääkimistesse oma sõna üle. Me peame pidama sellest kinni hoidma ja selle kohaselt tegutsema. Seda on Jeesus silmas pidanud. Me peame pühakirja kui meie meistri sõna spekuleerimata ja alandlikult vastu võtma, isegi kui me tihtipeale täpselt ei taipa, mida Jeesus seejuures mõtles, kui ta just midagi ütles. Ja tegelikult läheb õpilaseks olemine veel kaugemale kui pelgalt sõnade ja õpetuse vastuvõtmine ning nende pidamine. Jünger õpib ju oma õpetaja eeskujust. Ta nii-öelda kirjutab oma õpetaja pealt kõik maha. Tänapäeval peetakse seda pahaks, kui keegi kuskilt maha kirjutab. Kui õpilane koolis maha kirjutab, saab ta pahandada. Kui keegi mingisuguse kirjatöö maha kirjutab, saab ta veel rohkem pahandada. Aga õpetaja ja õpilase suhtes on need asjad teistmoodi. Jeesuse jüngrina peab olema meie elu eesmärk elada ja armastada nii, nagu tema. Saada selliseks, nagu tema. Teoloogilises kirjanduses kasutatakse jüngerluse kohta mõistet imitatio Christi ehk Jeesuse matkimine, jälgimine, jäljendamine, ka järgimine. Jah, see imitatio Christi peab olema meie eesmärk, isegi kui me sellest veel lootusetult kaugel oleme. Järgimine tähendab ju eelkäijale järgnemist, tema järel liikumist. Ja see nõuab meilt küll tubli annuse enese salgamist. Kõik minu unelmad, minu arvamused, harjumused, kiiksud, mis ei ole kooskõlas õpetaja eeskujuga, tuleb tegelikult maha panna, kui ma tahan olla Jeesuse jünger. Tihtipeale võib kuulda sellist suhtumist, Jeesus, võta mind vastu või jäta, sellisena nagu ma olen. Ma ei kavatse enda juures midagi muutma hakata. Kui sa tahad mind, võta mind sellisena. Ma ei hakka ennast painutama mingite reeglite ja normide alla, mida kogudused on välja mõelnud, kes on
Nõukogude ajal koolis käinud, see ehk veel mäletab kohustuslikku koolivormi. Oi, kuidas me seda ei sallinud, see oli kole. No kui kellelegi meeldis, siis on väga hästi. Ma ei taha üldse rääkida sellest, et see vorm oli kole, vaid sellest, mis oli selles positiivset. Ja positiivne oli see, et see lõi teatud ühtsustunde ja see ei lasknud vaestel õpilastel ennast jõukate kõrval kuidagi piinlikult tunda. Kõik olid ühtmoodi. See ei tähendanud, kas su isa oli rikas või mitte, sa kandsid seda. Kuigi koolivormi kasutatakse ka mõnes tänases Eesti koolis, põrkab koolivormi kasutusele võtmine tavaliselt just jõukamate lapsevanemate vastuseisule, sest nende arvates võetakse niimoodi ära nende lastelt vabadus defineerida ennast kallite riiete kaudu. Nad ei saa olla need, kes nad olla tahavad ja olla saavad tänu oma vanemate jõukusele. Ega see ainult väike kõrvalepõige. Tulles tagasi Jeesuse järgimise juurde, me ei tohi hetkekski ära unustada Jeesuse sõnu, kui ta ütleb, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Me võiksime sõna jünger tõlkida ka õpilaseks selle parimas tähenduses. Õpilane on see, kes õpib õpetaja eeskujust ja püüab teha seda sama, harjutab selle nimel. Kui me sellele mõtleme, siis jõuame jälle sammukese edasi. Jünger ei ole pelgalt kingituse saaja ega millegi passiivne õppija, vaid ta muutub ise aktiivseks ja aitab õpipoisina meistrit tema töös. Ja see viib meid jüngriks olemise 3. tunnuseni, mis tuleb missioonikäsust väga selgelt esile. Jünger on läkitatu, saadik. Kui sa tahad olla Jeesuse jünger, kui sa tahad olla kristlane, siis lase meistril ennast läkitada. Missioonikäsk ei kehti eranditult nii-öelda sõna kuulutamise professionaalidele, see tähendab apostlitele, pastoritele, evangelistidele, missionäridele, vaid see kuulub kõikidele jüngritele. Jüngrid said selle ülesanne, tehke jüngriteks, kõik rahvad. Luter tõlkis algselt selle salmi nõnda, õpetage kõiki rahvaid, mis sõna-sõnalt võiks tähendada, tehke nad õpilasteks, tehke nad jüngriteks, ehk siis jüngerdage kõik rahvad. Jüngriks tegemine ja jüngriks saamine peab Jeesuse sõnul vallanduma selles maailmas ahelreaktsioonina. Jeesus ei jäta siin palju tõlgendamisruumi, ta ütleb, ei ole ühtegi rahvast, ei ühtegi inimest, kes ei võiks saada minu jüngriks. Ei ole nii, et on head rahvad, head inimesed, halvad inimesed. Tänases keelepruugis võiks öelda, Jeesus kasutas jüngreid evangeeliumi, nüüd ütlen võõrsõna, multiplikaatoritena, ehk tähendab see mitmekordistajatena. Ma lootsin väga, et ma saan täna viirusest kõrvale minna, aga ei, ma kasutan seda koroona teemat, aga natuke teise nurga alt. Tänases pandeemia kontekstis jälgitakse hoolega viiruse nakatumiskordajat. Olete kuulnud, mis see on? 1 üle on halb, alla 1 on juba hea. Haiguse leviku seisukohalt on kõik hästi, kui see jääb alla 1. See tähendab, et üks nakkuse kandja nakatab keskmiselt vähem kui 1 inimest. Ja niimoodi hakkab see haigus tasapisi taanduma. Halvasti on siis, kui see tõuseb üle 1 ja kui haigus hakkab levima eksponentsiaalselt, astmeliselt. See tähendab, et haigete arv mitmekordistub päevade jooksul. Ma toon lihtsa näite. Ma olen küll matemaatikas väga võhik, aga mõned asjad ma püüdsin endale kuidagi selgeks teha. Kui haiguse levik kasvaks lineaarselt,
see on see nii-öelda sammhaaval, 1, 2 ja nii edasi, siis 3 nakatunust saaks teisel päeval 6 nakatunut ja 3. päeval 9 ja nii edasi, 3 kaupa muudkui läheks sammhaaval. Eksponentsiaalse kasvu korral saaks 3 nakatunust teisel päeval 9, 3. päeval 27, need on siis kuubis, need asjad lähevad edasi, ja 5. päeval oleksid siis need näitajad vastavalt lineaarse puhul 15 ja eksponentsiaalse puhul 243 ja siis toimuks veel suur plahvatus juba 1700 millegagi ja nii edasi. Ja käibel on isegi mõiste supernakataja. Keegi, kes liigub aktiivselt ringi ja nakatab paljusid. Aga nüüd kanname selle matemaatika üle evangeeliumi levimisele ja küsime, missugust evangeliseerimiskordajat me siin ootame. Kas samuti alla 1, nagu koroonaviiruse puhul? Et siis iga jüngri kohta tuleks vähem juurde kui 1 jünger. Ja nii need kogudused aegamoodi välja surevadki, kui see evangelisatsiooni kordaja on alla 1. Kui iga koguduse liige suudaks kas või 1 uue liikme juurde tuua, jääksime ehk püsima. Ka meie koguduses 10 aasta pärast oleks veel napilt alla 100 inimese, mitte 50 või 30. Kasv oleks juba Jumala nähtav õnnistus. Teadlased ütlevad, et koroonaviirusesse nakatunu nakatab keskmiselt 2,2 uut inimest. Kui palju nakatab üks kristlane, üks jünger hea sõnumiga teisi inimesi? Või on meie ühiskond saavutanud juba evangeeliumi suhtes karja immuunsuse, et see ei mõjugi enam? Kui me loeme apostlite tegude raamatust seda, mis järgnes nelipühale, kus 12 Jeesuse lähimat jüngrit olid kogunenud ja kogenud ka pühavaimu tulekut, siis on kirjutatud, et issand lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Ja mõne aja pärast oli tekkinud olukord, mille kohta Luukas ütleb, aga paljud neist, kes olid sõna kuulnud, hakkasid uskuma ja mehi sai arvult umbes 5000. Paneme naised, lapsed juurde topelt, võib-olla veel rohkemgi. See on eksponentsiaalne kasv. Ja see ei sündinud iseenesest ega ainuüksi Jumala imena, vaid siis, kui Peetrus otsustas varjust välja astuda, oma suu lahti teha ja Kristusest tunnistama hakata. Ja seda me võime apostlite tegudest lugeda, kui ta inimeste ette astus ja hakkas rääkima, mida ta oli koos Kristusega kogenud. Siis hakkasid juhtuma need asjad. Kes ennast mõistab kristlasena, niisiis jüngrina, peab olemuse poolest olema multiplikaator ja andma omapoolse panuse, et võimalikult paljud inimesed ka jüngriteks saaksid. Evangeeliumi kuulutamisel tuleb liikuda vastupidises suunas viiruse ennetamisele. Tuleb välja astuda oma koguduse kaitsvate seinte vahelt, tuleb suurendada kontakte, tunnistada oma elu muutvat usku ja olla osaduses. Ja nii nagu iga inimene võib saada supernakatajaks, võib ka evangeelium levida iga kristlase kaudu, mitte ainult vägevate missionäride ja evangelistide kaudu. Et see nii toimiks, tuleb meil aga esmalt muuta oma suhtumist. Ära arva, et kogudus on teenindusasutus, mis pakub sulle ja mulle ja teistele vastavalt vajadusele usulist meeleolu või tarka eluabi või moraalset õpetust või lihtsalt kena osadust. Tõsi küll, Jeesus teenib sind ja mind päästjana ja õnnistegijana oma koguduses sellisel moel, mis jätab kõik inimlikud teenused varju. Aga samal ajal esitab Jeesus meile kõigile üleskutse ja saadab meid välja, et me aitaksime teda selles suures missionitöös. Jakobus ütleb,
aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Ja ma lisaksin siia tänapäevasemalt, ärge olge üksnes tarbijad, sõna tarbijad. Mida me siis saame teha? Kuidas me saame kaasa aidata? Kui me avatud silmadega ringi vaatame, siis me näeme, kui palju on missiooni heaks teha oma koguduses, siin kogukonnas, oma kodumaal ja mujal maailmas. Missioonitöö ehk oma Jeesusesse usu tunnistamine ja levitamine nõuab paljusid jüngreid, paljude erinevate annetega. Ja mitte keegi ei tohiks arvata, et tal ei ole sellesse suurde missioonitöösse millegagi panustada. Eestpalve, tänuohver, Jumala teenistusel vastav osalemine, kaasa palvetamine, kaasa laulmine on põhjapanevad teenistused, mida igaüks meist suudab kanda. See on vundament, millele me saame ehitada ja siis juba vastavalt nendele andidele, mida Jumal meile annab. Ka see suund, mida koguduse elu peab võtma, on suures missionikäsus väga selgelt olemas. Sest mille kaudu peavad jüngrid teisi jüngreid tegema? Mida ütleb missionikäsk? Nad peavad ristima. Nad peavad õpetama. Aga seal on veel midagi, nad peavad välja minema. Ja ei piisa sellest, kui me paneksime koguduse seinale suure sildi, et siin on kogudus, mis on rajatud kindlale usu alusele. Siin on päästepaik, siin on Jumalale meelepärane koht, tulge, olge siin seinte vahel selles keerulises ja kurjas maailmas. Jüngritena läkitatakse meid koguduse seinte vahelt hoopis välja, inimeste juurde. Kuhu siis? Tänavatele, elumajadesse, haiglatesse, hooldekodudesse, vanglatesse, pagulaskeskustesse, kuhu iganes, seal, kus on inimesed. Ja mida tegema? Kristuse armastust nendeni viima. Seda armastust, mis viis Jeesuse ristile, et nii nagu kiri ütleb, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Inimesed seal väljas peavad ka saama jüngriteks. Kristlaste ja jüngritena peame olema valmis, et ka meid saadetakse koguduse kaitsvate seinte vahelt välja, mõnikord lausa vastu tahtmist. Ma toon siin ühe isikliku tunnistuse, ma olen seda kunagi koguduse ees juba rääkinud, aga usun, et on paslik seda siin veel kord meelde tuletada. 34 aastat tagasi suvel pidin ma minema Nõukogude armeesse aega teenima. Me olime värskelt abiellunud 2 kuud kõigest ja siis ootas mind ja mu abikaasat ees 2-aastane lahutus. Küll ajaline, aga siiski. Ja see oli raske. Ma lootsin viimase hetkeni, et Jumal säästab mind sellest, et ma ei pea minema ja seda nii-öelda risti endale võtma. Aga läks teisiti, sattusin sõjaväkke. Küll Jumal pööras need asjad. Õnneks sain moodustada seal orkestri ja võib-olla suurematest halbadest asjadest ennast kõrval hoida. Aga see küsimus vaevas mind kogu aeg, miks? Miks ma pean kristlasena värske abielumehena minema sellisesse olukorda, kus tõesti vägivald lokkas ja iga päeva lõpus olid tänulik selle eest, et hing oli sees. Ja siis ma olin aasta teeninud ja tulid uued sõdurid, nende hulgas ka üks noormees Permist, nimi oli tal Boris, minust täpselt aasta noormees. Selgus, et ta on ka lastemuusikakoolis trompetit õppinud, võtsin ta orkestrisse ja tasapisi tekkisid meil ka kontaktid. Ta jutustas oma elust, see oli keeruline olnud, ta oli oma
vanemad kaotanud autoõnnetuses, vennaga koos elasid nad vanaema juures, vanaema oli sõjaväemeedik, polkovnik, juudi soost naine, kes siis üritas nii hästi kui võimalik oma lapselapsi kasvatada, aga poisid sattusid nii-öelda kriminaalsele teele, neil oli palju pahandusi, kaklusi, pussitamisi, politsei või miilitsaga tegemist, nii et selle Borissi jaoks oli põhimõtteliselt valida, kas ta läheb sõjaväkke või vanglasse. Ja nii sattus ta armeesse, meil tekkis hea kontakt, ta oli väga usuvaenulik, haritud noor poiss, kelle elu oli halvasti läinud ja me vestlesime, ma rääkisin talle oma usust, andsin talle piibli ja nii need meie vestlused kulgesid, mina tulin sõjaväest tagasi, tema jäi aastaks veel teenima, me jäime kirjutama üksteisega, ta esitas mulle järjest rohkem selliseid tõsiseid küsimusi ja kui tema teenistus lõppes, tuli ta enne Siberisse sõitmist tagasi, tuli meile nädalaks külla, saime seal veel päris palju rääkida, pikki tunde, ja siis ta läks koju tagasi, meil oli kontakt jätkuvalt ja need kirjad, mis nüüd hakkasid tulema, näitasid mulle, et miskit on tema sees muutunud. Ja järjest rohkem ma aimasin, et ta on tõsistes otsingutes ja leidmas. Ja siis viimaks tuli ka kiri, kus ta kirjutas, et ta on Jeesuse oma päästjana vastu võtnud ja on leidnud ka mõttekaaslasi Permis. Veel tulid mõned kirjad, nad olid suuri asju teinud, piiblibussi käima pannud ja ühesõnaga minu süda oli rahul, et see inimene on leidnud Jumala ja võib oma minevikuga lõpparvet teha. Siis kahjuks meie kontakt katkes, mina vahetasin elukohta ja nii juhtus, et ma enam ei saanud talle kirjutada. Ja siis aastaid hiljem ma lugesin või otsisin internetist, kas ma leian selle noormehe kohta mingit informatsiooni ja siis ma leidsingi Permi üks ajakiri, ajaleht oli teinud intervjuu temaga. Ja seal ta siis rääkis oma elust, tal oli nüüd pere, 5 last toona, abikaasa muusik, lapsed muusikud. Ja siis ta kirjutas seal või andis intervjuu oma elust, kui raskes oli olnud, kuidas ta kuritegelikul teel oli olnud. Ja siis ma lugesin, ja siis ma sattusin Nõukogude armeesse ja seal ma kohtasin inimest, kes rääkis mulle Jumalast ja kes õpetas mulle Jeesust tundma ja Jumala sõna tundma. Ja siis ma sain vastusele sellele küsimusele, miks Jumal mind saatis. Nii vastikusse olukorda ära pere juurest, selleks, et see noor mees saaks lahendus oma eluprobleemidele. Ja nii on, meid võidakse saata välja koguduse seinte vahelt. Me ei taha seda, aga Jumalal on oma plaan. Ja sellepärast ma tõesti soovin, et me tuletaks meelde seda, et missugune kingitus on meile tehtud ristimisega. Ja et me oleks valmis Jeesuse sõna alati kuulama ja õppima. Ja et me oleks valmis järgima Issanda ja õpetaja Jeesuse Kristuse eeskuju ja rakendama ennast Jumala abi usaldades Kristuse koguduse suure ülesande teenistusse, mille täitmiseks läkitas ta välja oma jüngrid ja öeldes neile, minge, tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja tahan siia veel ühe väikese mõtte lugeda. Eks ma leian selle. See on ühe saksa poeedi mõtted, ma olen selle need pannud eesti keelde ja minul on see olnud päris kosutav ja lohutav
lugeda selliseid mõtteid, mida ma nüüd ka teile edasi annan. Mõnikord ei meeldi mulle koht, kus ma seisan. Ja ma arvan, et ma võiks kusagil mujal palju paremini seista. Mõnikord ei meeldi mulle tee, mida ma käin, ja ma arvan, et ma võiks teistel teedel käia. Mõnikord muutub argipäev raskeks ja ma unistan paljudest palju ilusamatest asjadest. Mõnikord on mu päevad liiga tühjad ja ma unistan, et ma võiks midagi erilist korda saata. Miks pean just mina, just siin, just sellega vaeva nägema? Ja siis tuleb mulle meelde ütlus, mida ma kusagilt lugesin, kuhu Jumal sind on külvanud, seal pead sa õitsema. Aamen. Ja tõusume ja palvetame. Issand, me täname sind selle eest, et sina oled meie meister, meie õpetaja, aga mitte ainult seda, vaid ka meie päästja ja õnnistegija. Sina oled oma õpilasi õpetanud oma maistepäevade lõpul, et nad läheksid maailma, ristiksid ja kuulutaksid ja teeksid jüngriteks teisi inimesi. Sina oled andnud neile ülesande minna ja kuulutada seda kõikidele rahvastele, maailma otsani. Ja sina oled andnud ka tõotuse, et sa oled oma jüngritega siin nende juures kuni ajastu lõpuni. Ja mitte ainult seda, vaid me oleme koos sinuga ka sinu isa trooni ees. Ja nii me täname sind selle eest, et sa oled meid sellest maailmast ja patust välja armastanud. Oled meid oma jüngriteks teinud ja oled andnud nüüd meile selle sama ülesande minna ja kuulutada seda head sõnumit teistele. Me tahaks, et sinu hea sõnum leviks astmeliselt, et paljud ja paljud inimesed kuuleksid sellest ja võiksid saada heas mõttes nakatatud selle hea sõnumiga. Me täname sind ka tegelikult selle eest, et see haiguse ja pimeduse aeg on ehk meid äratanud ja pannud meid rohkem mõtlema selle peale, mida inimesed tegelikult vajavad. Nad vajavad sinu päästet ja nad vajavad su lohutust. Aita meil siis olla sinu sõna tegijad, aktiivsed tegijad, et me jõuaks nendeni, kes ootavad seda head sõnumit. Meil on nii palju kontakte päevast päeva, inimesed, kellega me koos töötame, kes on meie naabrid, kes on meie lähedased, koolikaaslased. Meil on võimalus neile seda sõnumit jagada. Ja kui meil ei ole sõnu, siis meil on vähemalt meie elu, kui me oleme sinu järgijad ja kui me elame selles maailmas pühalt ja eeskujulikult, siis ka see on tunnistus, mis maksab ja mis jõuab inimesteni. Et nad tulevad ja küsivad, kuidas sa suudad niimoodi? Kuidas sa suudad olla raskustes rõõmus ja kannatustes optimistlik? Ja siis me saame öelda, mis on selle põhjus. Issand, ma palun, et me kogudusena ka tõesti võiksime olla sinu sõna mitmekordistajad ja et me võiksime kasvada ja areneda ja et meie kogudusega liituks uusi inimesi. Et me ei oleks sellises olukorras, kus me hääbume vaikselt, vaid et kus meil on peatselt uut jõudu ja uusi inimesi, kellega sinu tööd jätkata ja edasi viia. Seda palume sinu käest. Sina oled koguduse issand ja sinul on meelevald meid õnnistada ja meie kaudu ka teisi. Aamen. Suur tänu nende julgustavate sõnade eest ja õnnistage Andrese peret ja teda täna. Ja samuti õnnistage Tiigililli, kes meid teenisid. Tänu Jumalale selle ühise teenistuse eest. Aga see üürike aeg siin
hakkab kohe lõppema, me laulame lõpulauluks number 202, Jeesuse Kristuse arm. See on tänase kolmainupüha viimane laul. Tõuseme, laulame seistes. Evangelist Markuse evangeeliumis on Jeesuse sõnad. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Halleluuja. Aamen. Õnnistatud uut nädalat kõigile.